Tervitused! Suvi on läbi, sügis on käes ja sügis toob endaga kaasa uue Ohtude saare osa. Terve suve on mul kogu aeg videote alt kommentaaridest küsitud, millal Ohtude saare uus video tuleb, ja nüüd see on siin kohal. Ja nagu sa arvata võidki, minu uus ülesanne tuli ühel tavalisel oktoobrikuu hommikul. Nimelt, päev algas sellega, et ma otsustasin minna vanni. Ning siis juhtus midagi õudset. Sellele telefonile enam küll hääli sisse ei saa. Ning äkki keset minu tuba uus pakike. Nele, siin uus missioon on alanud. Paki asjad sügiseseks järves ujumiseks. Kohtu Liisiga asukohas 59 kraadi 18, blablabla, agent B. Aeg minna taaskord missioonile. Jaa. Tere, kas Nele räägib? Jaa. Mina olen doktor Ergo. Meie ühine tuttav palus mul sinuga ühendust võtta seoses ees oleva veeohutusmissiooniga. Jaa, mina lähen küll sinna praegu. Alustame kõige olulisemast. Statistika. Nimelt on uppumine 3. kohal kõikidest fataalsetest õnnetustest üle maailma. Väga hirmus. Ja see on väga õudne. Uppumine toimub väga kiiresti. Enamus uppuvaid inimesi suudab pinnal püsida vahemikus 20–60 sekundit enne vee alla vajumist. Nii viimaks 6% inimestest, kes lähevad päästma uppujaid, satuvad ise ka uppuja rolli. Seega, kui asi puudutab veeohtust ja päästmist, siis tuleb olla eriti ettevaatlik teadlik iseenda valmisolekust kedagi päästa. No selge, siis ma olen täna väga ettevaatlik ja proovin mitte ise kuskile ära uppuda. Ja, ära uppu Nele. Teadmised on siin juures väga tähtsad. Mida rohkem tead, seda paremini suudad ette valmistada. Väga hea. Suur tänu helistamast. Ja, võtta ajaks, soovin edu sulle kõike rahvused. Tänan. Kuhu ma sattunud olen? Nii, ma olen enda otsingutel juba varsti lähedal sellele kohale, mis kaardi peal mul punkt on ja minu esimene ülesanne hakkabki. Tänane sinu ülesanne on siis aidata hätta sattunud kalamehe. Kalamehel läks paat katki ja tal on niimoodi, et tal on juba pool paati on juba vee all, teine pool on veel vee peal, et juba selle järgi tunneb ära, et on hätta sattunud. See on nüüd ka päästevest. See on nii väike. See hoiab mind vee peal siis. Ta on praegu nii väike, aga kui sa lähed vee peale, siis sa lihtsalt siit tõmbad. Okei, ja siis ta läheb plaksti. Ja siis ta läheb suureks orantsiks kraeks. Saba. Ja siin on pikk saba. Et siis, kui sa paned vesti selga, siis sa paned ka selle saba kinni. See on tähtis selleks, et vette kukkudes ei kaoks sul vest seljast ära.
siis ma pean ju ikka enne kõike vaatama, et mina oleks ohutu, et ma ise selle päästmise ajal nagu ära ei upuks. Ja enne, kui sa üldse päästma lähed või otsustad, et sa lähed ise appi, et hindadki selle, et kas sa saad ise aidata või sa helistad 112. Ja kui näiteks minna ise uppuvale inimesele appi, on hästi suur oht see, et ta haarab sinust kinni. Ja tõmbab mind vee alla. Ja siis on juba 2 hätta sattunud inimest, mitte enam ainult 1. Või kui sul on näiteks mingi vahend, et sa saad talle visata kas siis oma käterätiku otsa või viskad vesti või kui on olemas päästerõngas. See on, eks ju, see on veekindel kostüüm, see tähendab, et ma pean täna proovi mõttes minema vette. Ja ma pean siin külmas Eesti sügises minema vette. Mul on 2 salli. No see ei lähe ju mitte kuhugi. No nii paksud püksid on. Hakkan uppuma ja jooksed. See väga kägistab. Sealt poolt opta. Vaata nüüd, ma ei kuule, kui ma panen nüüd pähe. Nii. Viimane asi, mis ma nüüd selga pean panema, on see vest. Ja siit ta käib kinni. Ja kui ma peaksin minema vee alla, siis ma tõmban vaat sellest punasest nupust ja siis ta läheb nagu plaksuga suureks. Nii, ja mulle öeldi, et rusikas peab siia mahtuma, et kui ta punni läheb, siis ma nagu mahun siia ära ja siis ma jään vee peale. Igal juhul ma olen valmis. Ma võtan endal peakaamera ka kaasa ja annan endast karriva, et sellele kalamehele appi minna. Missioon on mul täidetud, aga mu enda isiklik missioon, ma tahaks teada, kuidas see paukvest lahti läheb ja kuidas ma ulpima jään. Nii et ma lähen proovin seda veits vees. Oh my god, ma olen veits närvis. See läks nii punni, peaks võid veits rohkem ruumi jätta. Väga hästi töötas. See üldse ei ehmatanud mind. Mul on kindlasti vesi. See logiseb. Mis see oli? Ma olen spaas. See on looduslik spa. Otsa! See on nii vana. Ja nüüd ma olen tagasi oma kodus. See veeohutusülesanne oli väga lahe. Selles ülikonnas vee sees ulpides oli ülimõnus ja ma tundsin, kui ohtlik on nagu kellegi päästmine, sest see on niimoodi nii sahmimine ja kuidas aidata teist välja vedada. See on nagu väga-väga raske. Aga seal see abiga ma sain nagu selle ülesande tehtud.
ja agent B võib minuga seekord rahule jääda. Järgmine kuu, novembrikuu, september, oktoober, november, novembrikuu on juba uus ülesanne. Ma olen selleks valmis. Let's do it. Okei, ole tubli ja ma loodan, et sulle meeldis see video. Okei, stay chill, stay fab ja ciao!